Legalize it, yeah, yeah. Don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah. I will advertise it. Esimene küsimus, kui sisse juhatada, on see, et mida arvate teie Eesti tänasest uimastipoliitikast? Selge on see, et piirid ei ole lubatu ja keelatu vahel ei ole kindlasti mitte seal, kus nad olema peavad. Lubatagu mul meenutada, et juba järgmiseks aastaks on välja kuulutatud ÜRO erakorraline istungjärk uimastipoliitika küsimustes, mis ilmselt viib küllaltki suure ülevaatamiseni, küllaltki suurte muutusteni ülemaailmses poliitikas. Ja seda just suurema legaliseerimise, narkosõdade lõpetamise ja kahjude vähendamise suunas, selle asemel, et represseerida. Me peame Eestis selle protsessiga sammu käima, sammu pidama. Meil on siin väga palju teha, nagu lugupeetud eksperdid siin eelnevalt juba ütlesid salvestistes, et meie narkopoliitika on väga karm ja kindlasti tuleb leevendada, et ühiskonnas oleksid pinged väiksemad, kui nad praegu on. Ja nende keelatud ainete hulgas mitte ainult kanep ei ole ravipotentsiaaliga. Need on seal veel. Ja kaugeltki mitte kõik neist ei ole sõltuvust tekitavad, vähemalt füüsilises mõttes. Ja tuleb eristada näiteks psühhedeelikumid narkootikumidest. Nende mõju on hoopis teistsugune. Üldiselt nimetus narkootikum ei ole kuigi palju ütlev. Ainet tuleb diferentseerida mõju klasside järgi ja vastavalt sellele kujundada poliitika. Tänan. Marko Kaasik. Eesti Roheliste Erakonna selleaastases valimisplatvormis on koguni kanepi legaliseerimine sisse kirjutatud, kui ma sealt õigesti välja lugesin. Jah, täpsemalt sellises formuleeringus, nagu oli Emori möödunud sügisel tehtud küsitluses. Nimelt kanepi riiklik reguleerimine sarnaselt ravimi või alkoholiturule. Ja samuti ravikanepi tegelik kasutuselevõtt, milleks meil teatavasti on praegu luba olemas arstidele ettekirjutusi anda, aga nii-öelda karistuse ja ühiskondliku karistuse hirmus seda ei ole siiani tehtud. Ja teiseks on meil psühhedeelikumide eristamisest narkootikumidest ja siis ka see rõhuasetus, et kanda rõhk üleüldiselt karistamiselt üle kahjude vähendamiseni. Aitäh! Järgmisena paluksin Kea Kangilaski sõnastada omapoolsed mõtted. Tere kõigile! Nii nagu me siin juba enne kuulsime ka, siis selge, et hirme ja desinformatsiooni narkootikumide teemal Eesti ühiskonnas on kohutavalt palju. Tasapisi hakkab muutuma. Ma näen praegu juba selle erakonna sees, kus ma olen, on palju inimesi, kes tahavad sellel teemal kõnelda. See on esimene samm. Esimene samm siis ikkagi dekriminaliseerimise poole. Ma ise isiklikult pooldaksin loomulikult kergemat narkootikumide legaliseerimist. Igal juhul oma tarbeks kanepi kasvatamist näiteks. Aga ma arvan, et see ei ole lihtne sinna väga kiiresti jõuda. Just sellepärast, et ühiskonnas põlvkonna lõhe on praegu hästi selgelt näha, eks ole. Kuskil minu vanuse juurest läheb see. Täpsemalt, ma olen 36 aastat vana praegu. Minust nooremad üldiselt on vähemalt neutraalsed sellel teemal, kui mitte pooldavad. Aga vanemate inimeste hulgas on siis vastaseid väga palju
ja eeskätt siis selle hirmu najal, et noh, et lubame kas või, eks ole, kanepit tarbida, siis varsti on meil, eks ole, tarbib juba kangemaid narkootikume ja nii edasi. See vale informatsioon või see vale uskumus on ääretult levinud. Ja no tegelikult ma näen siin ka paralleele, miks ma olen natuke skeptiline, et see väga kergesti läheb meil, on see, et ma näen, mis toimub näiteks alkoholipoliitikas ja kui väär on juba see, mida me alkoholipoliitikas praegu teeme, eks ole. Me pöörasime seaduse tagasi sellele, et nii-öelda lauskeeldu rakendada, kuigi tegelikult ei ole see mitte mingisugust tulemust andnud ja tegelikult ei ole ühiskonnal ressursse sellist lauskontrolli, eks ole, inimeste üle üldse kehtestadagi. Et me peaksime tegelikult rääkima hoopis teistsugustest meetmetest. No, täpselt samamoodi narkopoliitika vallas. Me peaks rääkima ennetusest hakkama. Samamoodi alkoholipoliitikas. Et rääkima õigetest asjadest. Ehk siis me praegu tegeleme tagajärjega ja tegeleme sellega ääretult ebaefektiivselt. Et noh, me nii-öelda oleme praegu pannud noored inimesed sellesse seisu, et hästi lihtne on saada kurjategijaks ühiskonna silmis, eks ole. Saada stigmatiseeritud. Ja noh, nagu me enne kuulsime, eks ole, et need kogemused, mis inimesed üle elavad, sealt on raske oma elu nagu edasi ka normaalselt elada, eks ole. Ja tegelikult me ei tohiks inimesi niimoodi ühiskonnast välja lülitada väga kergekäeliselt. Me lihtsalt kaotame oma inimesi, eks ole, kaotame nende töövõimes, kaotame oskuses nagu ühiskonnas kaasa lüüa. See on see, mida Eesti ühiskond on tegelikult nii väga paljudes valdkondades juba pikka aega teinud, et ta kogu aeg kaotabki oma inimesi, sellepärast et sallimatust on kohutavalt palju igas valdkonnas. Minu arust sellega siis nüüd süsteemselt ikkagi tegelema hakkama ja ma ise näen, et just ütleme, sellised inimesed, vaadake erakondade sees, või näete videoklippe, neid inimesi on juba päris palju, et noh, teil tuleks sellistada neid inimesi, kes tahavad asjast nagu rääkida normaalselt, nii nagu Mart Kaleton ütles, et räägime ikkagi teaduspõhiselt sellest asjast, eks ole, ja et mida rohkem on neid inimesi, kes lihtsalt populismi najal poliitikas jõugu lasta ei taha, et mida rohkem me neid erinevatesse erakondadesse toome, et seda tõenäolisem on, et see diskussioon muutub targaks ja avatuks. Et noh, te olete hästi palju siin kõik selle nimel nüüd ära teinud, et on hästi ametlikunud. Ja ka sulle üks täpsustav küsimus, kas sa oled pigem sotsiaaldemokraatide ridades üksik hunt või on veel inimesi, kes arvavad, et praegust uimastipoliitikat tuleks üle vaadata? Päris mitmeid inimesi on, et pärast näete Mihkel Raua klippi, kes kandideerib ka siin Tartus esinumbrina, aga näiteks Siim Tuisk, Silver Meikar on kõik olnud vähemalt kanepi legaliseerimise poolt avalikult see nii. Et selles mõttes, et kui enne oli juttu, et meil on erakondades inimesed, kes salaja pooldavad legaliseerimist, siis minu kogemus on, et tegelikult leiab igast erakonnast ka neid, kes täiesti avalikult julgevad tunnistada, et pooldavadki. Aitäh praegu! Tõepoolest, laval on meil Marko Kaasik, Gea Kangilasti, Siim Siimut, kes on teadlane ja uurib kannabinaide ja Mart Kalvet MTÜ-st Eesti Ravikanep ja Eesti Kanepiliit. Kui debatiga edasi minna, siis millised oleksid need konkreetsed kitsaskohad Eesti uimastipoliitikas, millele tuleks teistsugused uuenduslikud lahendused leida? Me kõik ilmselt soovime kuulda inimestelt, kes soovivad meid esindada Riigikogus, millised peaksid nende meelest olema need konkreetsed sammud, kuidas olukorda mõistlikus suunas muuta. Minu küsimus omakorda neile oleks, millistel alustel kavatsete sellised need suhtumised ja mudelid formuleerida, kelle käest te nõu küsite, et olla kindel, et teie otsused on pädevad selles valdkonnas? Vastab. Nõu tuleb küsida teadlastelt. Need, kes teavad, kuidas tegelikult need ained mõjuvad. Meie suurem osa, väga suur enamus poliitikutest ja ametnikest lähtub praegu müütidest.
ja nimelt üks näide sellest, mis toimub. Räägitakse tugevatest ja nõrkadest narkootikumidest, tugevatest ja nõrkadest ainetest. Ja ei küsita, mis mõttes tugevad ja nõrgad. Võib väga mitut, ühele aine või väga mitu omadust on tal olemas, eks ole. Üks dimensioon on see, kui kaugele viib see aine tavaseisundist inimese meeled, inimese taju. Teine dimensioon on see, kas ta tekitab sõltuvust ja kui palju. Kolmas dimensioon on see, kas ja kui palju ta tekitab tervisekahjustusi. Kõigis nendes dimensioonides võib üks aine olla väga erinev. No näiteks meile väga hästi tuntud kofeiin ja väga legaalne ja väga hästi tarvitatav on tegelikult, ta tekitab küllaltki tugeva sõltuvuse. Võõrutusnähud on ka täiesti olemas. Aga kahju on praktiliselt olematu. Mõned uuringud väidavad, et on kasulik. Võtame teiselt poolt, on olemas ained, mis viivad tavaseisundist väga-väga kaugele, võivad viia, sõltuvalt doosist. Aga mis väga vähe mõistlikes kogustes, väga vähe tekitavad üldse füüsilisi reaktsioone ja ei tekita ka füüsilist sõltuvust. Need on nõndatud klassikalised psühhedeelikumid. LSD, psühhotsübiin, meskaliin, DMT, dimetüültriptamiin, niisugused ained. Ja siin ongi vaja diferentseerida nüüd teaduslikul alusel, millist ainet, millises keskkonnas, kelle poolt on lubatud tarvitada, millist mitte. Näiteks psühhedeelikumide puhul põhiprobleemiks on see, et inimene võib hakata väga ebaadekvaatselt käituma. Kuigi tema elu ohus ei ole, selles mõttes aine otsese mõju koha pealt. Elu ohus ei ole, sõltuvust füüsiliselt ka ei saa sealt. Aga inimene võib hakata väga ebaadekvaatselt käituma ja sellepärast peab olema turvaline keskkond. Kanep on selles mõttes teistsugune. Nii palju kui mina tean, kanep võib, selle üle vaieldakse, võib nõrgalt sõltuvust tekitada. Tavaseisundist väga kaugele ei vii tavaliselt. Seega ei vaja mingeid väga erilisi tingimusi, selleks, et oleks turvaline. Kahjustustega on ka nii ja naa, eks ole, ühed uuringud näitavad nii, teised naa, eks ole, mingil määral võib olla. Ja siin võib tuua palju näiteid veel ja kõigist nendes küsimustes on just viimase 15 aastat selle sajandi jooksul on väga palju uusi teadustulemusi saadud. Ja üldiselt need tulemused näitavad seda, et paljud ained, mis nii-öelda kunagi aastakümneid tagasi tõmmati kriips peale kui ohtlikele, et see ei ole niivõrd põhjendatud. Et oleks vaja ümber vaadata poliitika ja maailma poliitika ümbervaatamine, nagu ma ütlesin, tõenäoliselt toimub järgmisel aastal mingi ulatuses. Muidugi see käivitab protsessi ilmselt läheb pikalt edasi. Aga mingisugused uued siin puhuvad. Aitäh! Et ma täiendaksin seda selle aspekti pealt, et kindlasti nende teadlaste hulgas peaksid olema ka sotsiaalteadlased, õigusteadlased, eriti need, kes kriminaalpreventsiooni ja selle kohta rohkem teavad. Et meil ei ole tegelikult esiteks ühiskonnas selgeks vaieldud, mida inimene võib iseendaga teha. Miks meil näiteks alkoholi kaudu enesehävitamine on justkui lubatud või me eriti midagi ette ei võtagi ja siis mingisugused teised kaasarad, et kerged narkootikumid on keelatud ja justkui paha, seda sa ei tohi, eks ole, endale teha. Ja see on esimene asi, mille üle peaks tegelikult ju avatult rääkima. Et
kas me siis lubame või ei luba enesehävituslikku käitumist siin ühiskonnas, kui palju me seda lubame, mis vanuse astmetes me seda lubame, eks ole. Selge see, et ilmselt inimesed pooldavad, et alaealistele tuleb nagu rangemat kontrolli rakendada. Ja siis me saame hakata rääkima muidugi teaduslikel alustel, nii nagu Marko juba ka väitis, eks ole, missuguse mõju erinevatel ainetel on, missugused on need võimalikud poliitikad, mis võiksid tuua siis leevendust ja millele me leevendust tahame. Kas me tahame, et meil on elujõulisem või tugevam rahvas, töötajaskond, mida me tahame, eks ole, kas me tahame, et inimesed saaksid leevendust haigustele, millele tõesti, eks ole, teaduspõhiselt on teada, et näiteks kanep pakub leevendust, et mis see on, mida me tahame siin ühiskonnas tegelikult muuta. Minu arust praegu narkopoliitika absoluutselt ei lähtu mitte mingisugustest sellistest selgetest alustest, eks ole. Me ei tea, mida me täpselt sellega saavutada tahame. Meil on justkui nagu soov, et juurime üldse narkootikumid välja. No, me oleme ju näinud, et see mitte mingisugust sellist tulemust ei ole andnud see senine tegevus. Ehk siis me oleme ebaõnnestunud ja miks me siis nagu jätkame seda sama tegevust, paneme tohutut raha, ressursse, inimtööjõudu sellele ja jälle ebaõnnestume ja kogu aeg ebaõnnestumegi. Ma üldse ei saa aru, miks me niimoodi oravad rattas seda asja jätkame. Et kui samal ajal on, eks ole, teistes riikides on tehtud teistmoodi ja on nähtud häid tulemusi. Me saame arutada, kuivõrd on need Eesti ühiskonda ülekantavad. Siin me saame taaskord pöörduda tegelikult ikkagi ka teaduse poole. Saame vaadata, kus on seosed oma vahel, mis annab milliseid tulemusi ühiskonnas. Ja ma arvan, et me peaks hakkama nüüd tõesti lihtsalt, kus öelda, võtma siis neid praktikaid, millest on mujal juba osatud õppida siia nii-öelda üle mingis sellises võtmes, mis võiksid Eestis töötada. Meil on ikkagi Eestis nii väike ühiskond, et selle ühiskonna mudeldamine mingis mõttes ei ole väga keeruline. Võib veel lisada? Jah, absoluutselt. See alkoholi küsimus. Alkohol on legaalne ja need nii mõnedki ained, mis on vähem kahjulikud, on illegaalsed. Sellepärast, et tegemist on traditsiooniga. Euroopalikus kultuurikeskkonnas on alkoholi traditsioon ja see traditsioon põhineb tegelikult muistselt rituaalsel käitumisel. Me teame väga hästi, et vana Kreekas olid täiesti sakraalsed rituaalid alkoholi tarvitamisega, Dionüüsiumi pidustused. See oli suure jumala auks. Tänapäeva Euroopas on ka rituaalne käitumine sellises alkoholiga täiesti olemas. Sünnipäevad, vastuvõtud, mis iganes sellised sündmused, kus nii-öelda kultuurselt alkoholi tarvitatakse ja saavutatakse teatav meeleseisundi muutumine põhimõtteliselt avatuse suunas. Osadus. Jah, täpselt. Ja piir läheb lihtsalt positiivse tarvitamise ja kuritarvitamise vahel läheb just nimelt seal, kus ei ole enam rituaalne. Läbu enamasti ka need, kes üksinda joovad, eks ole, on nii-öelda kuritarvitajad. Ja see on nüüd Euroopa kultuurile omane, aga teiste, ütleme näiteks taimsete preparaatidega, mis tulevad näiteks Lõuna-Ameerikast, on ka seotud rituaalne käitumine, omad rituaalid, oma turvaline keskkond, kuidas see luuakse, kuidas luuakse positiivne seisund, positiivne taust nii-öelda sellele setting, nagu öeldakse inglise keeles, seadmus või kuidas seda nüüd öelda. Et maailm globaliseerub ja mitte ainult ärilises mõttes, mis on väga kaheldav, vaid selles mõttes, et lihtsalt inimesed ja kultuurid suhtlevad omavahel. Ja see maailm on nii-öelda suhtlemise mõttes palju väiksem kui kas või pool sajandit tagasi. Me saame igalt poolt neid mõjutusi ja üldiselt Eesti kultuur on läbi aegade olnud väga avatud ajaloolistel põhjustel.
ja ma usun meie ühiskonda ja sellesse, et me oleme võimelised vastu võtma, integreerima erinevaid käitumismustreid ja erinevad ka sealjuures ainetega seotud käitumismustreid. Aitäh! Ma kasutaksin võimalust küsida meie seni vaikinud külaliselt, kes on, nii palju kui mina tean, on siin praegu esimene kord, kus poliitik istub kõrvuti kannabinoidsüsteemi eksperdiga. Et kasutaksin võimalust ja küsiksin Siim Siimuti käest, kes uurib kannabinoidide mõju immuunsüsteemile Tallinna Tehnikaülikoolis. Et me kuulsime siin enne sellist fraasi Erik Niilase suust nagu vaieldamatult hirmsad ained. Kui sul oleks võimalus kõigile poliitikutele selgitada paari lausega, miks ei peaks kanep olema vaieldamatult hirmsate ainete nimekirjas kõrvuti mõnede vaieldamatult hirmsate ainetega, siis mida sa ütleksid talle, neile? Töötab, kuulete. Põhimõtteliselt võiks alustada kannabinoidide olemusest, et tegemist on lipiidsete molekulidega ja see annab neile väga suure eelise, et nende kehast väljutamine toimub aeglaselt, nad ladustavad meil rasvpoes ja muudes kudedes ja selle tõttu ei teki neil või ei teki kannabinoidides siis üldjuhul füüsilist sõltuvust või puuduvad füüsilised kannabinoidide tarvitamise lõpetamisest tingitud võõrutusnäo. Et see on siis üks hea omadus. Teine hea omadus on see, et nende letaalne mediaandoos ehk siis LD50 on ääretult kõrge. On naljatatud, et kui üritati kannabinoididega rotte ära tappa, et siis ainus viis seda teha oli, et kui sa võtad selle 10-kilose kanepikasti ja viskad rotile peale. Et hiirte puhul on näidatud, et see letaalne mediaandoos on kuskil umbes 500 milligrammi kilogrammi kohta. Suukaudselt, mitte inhaleerides. Ja kui me nüüd mõtleme, et see 500 milligrammi, see on 0,5 grammi iga kilogrammi kohta, keskmine inimene on 70 kilo. See teeb äärmiselt suure koguse, mida on siis rekreatiivsete eesmärkide saavutamiseks tarvis, et nende koguste vahekord on väga suur, et sellist füüsilist üledoosi kannabinoididest praktiliselt on võimatu saada või siis surmavat üledoosi. Et ebameeldivaid kõrvalnähte, ma usun, et siin nii mõnelgi on kunagi oma elus olnud, et ta ei saa füüsiliselt ära tappa. Et see on see peamine asi, mis teda eristab siis nendest kangetest narkootikumidest. Vabandus, palju see doosi läbi on, millest ta nagu soovitavat efekti tekitab? See oleneb soovitavast efektist. Ütleme, mingisuguse tajutava teaduse muutuse. Ma konkreetselt arvulise vastuse jään siin praegu võlgu, aga ma usun, et need hakkavad kuskilt... Meil jõustavad seaduseid praegu inimesed, kelle arusaamine sellest, mida kanep teeb, milline on tema mõju ja nagu kust algavad selle kahjulikud mõjud, on äärmiselt väike. Nad lihtsalt ei tea. Mida teie või poliitikud teeksite selleks, et jõustruktuuride ja üldsuse teadmine sellistest elementaarsetest tõdedest paraneks? Teavitus ongi see ainus lahendus, info jagamine, harimine, nende töötajate, selles jõustruktuuris olevate töötajate harimine. Kuidas sina isiklikult hariksid jõustruktuuris töötavaid inimesi? Kuidas sa hariksid, kui sind valitaks?
mina isiklikult ilmselt ei hari, aga mida sa teeksid selleks, kas meil on mingisugused haridusprogrammid üldse, kas jõustruktuurides siis, ja see ei puuduta ainult jälle taaskord, eks ole, kanepipoliitikat. Meil on oskamatuid inimesi jõustruktuurides väga paljudel aladel. Et siis see tähendab seda, et tõepoolest nende töötajate täiendharidust tuleks kõige korralikult üle vaadata. Kas sa sekkuksid Sisekaitseakadeemia siseasjadesse ja taotleksid? Ei ole midagi siseasjad, kui küsimuseks on hariduspoliitika ja see, et mida seal õpetatakse. Aga selge on see, et praegu õpetatakse seal ikkagi seda, mis tuleb, eks ole, seadusandlusest. Ehk siis me peame tegelema ka ikka selle seadusandluse poolega. Ehk siis kui seadusandlus muutub, siis tekib vajadus, eks ole, koolitada neid inimesi, kes selle seaduse, eks ole, täitmist... Enne muudame seadusandlust ja siis hakkame harima ametnikke. See on mõlemat pidi, aga ühed ametnikud on rohkem need, kes seadusloomega tegelevad ja teised on need, kes seda täidavad. Ja seadusloome puhul on oluline, eks ole, konsulteerimine huvirühmadega, see, millest me siin kogu aeg räägime. Me peame rohkem kaasama siis neid, keda see seadusandlus tegelikult puudutab. Me peame kaasama eksperte ja teadlasi, eks ole, seaduste kvaliteet lihtsalt peab paranema ja seaduste kvaliteet ei parane lihtsalt selle tõttu, et meil on keegi, eks ole, kes kirjutab oma enese tarkusest ja väga tark ei ole, vaid ja me ei saa ka, eks ole, kõiki neid inimesi lihtsalt koolitada, et nagu igas valdkonnas, et kõik, kes seal kuskil Justiitsministeeriumis näiteks tegelevad mingite seaduste kirjutamisega. Ja eeskätt ikkagi mõte on selles, et kaasame neid inimesi, kes teavad. Jõustruktuuridega on asi tegelikult lihtne. Kui poliitiline otsus on vastu võetud, seadused on muudetud ja selged, siis tuleb nende koolitus lihtsalt vastavusse viia sellega. Üks asi on Sisekaitseakadeemia, eks ole, õppekavas peab olema adekvaatne selle koha pealt. Teiseks, nagunii jõustruktuurile tehakse aeg-ajalt väljaõpet, eks ole, mis on kohustuslik. Ja see tuleb lihtsalt panna sinna väljaõppeprogrammi, et need, kes sellel alal vähegi töötavad, peavad neid elementaarseid teadmisi oma. Ja kuidas ikkagi seda pädevust suurendada siis? No, neid inimesi tuleb lihtsalt koolitada ja jõustruktuurides on see tegelikult lihtne, sest jõustruktuurid alluvad käsuliinile. Teate, ma tean nii palju inimesi, keda on koolitatud ja kes hoolimata sellest, et on koolitusel osalenud, ikkagi ei oska rakendada või ta ei võta omaks. No. Siin on ikkagi hästi palju on küsimus sellest, missugused hoiakud ühiskonnas on levinud, eks ole, kui me räägime, mis iganes, räägime narkopoliitikast, räägime perevägivallast, räägime mis tahest, eks ole, sellisest valdkonnast, kus meil on hästi palju hoiakuid inimestes, kes tegelikult, eks ole, tegelevad. Jah, ma tean, ma võin ühe näite tuua. Ikka päris pikka aega leidus politseinikke, kes ei tahtnud omaks võtta seda, et kui alkoholi piir on 0,2 promilli juhi veres, eks ole. Kui on alla selle, siis ei saa midagi teha temaga. Aga selleks läks aastaid. Aga kuna politsei sai piisavalt palju ebameeldivaid intsidente sellega seoses, et ta ei täitnud seadust, siis nüüd on see asi enam korras. Just ainult, et nüüd on pikaajalised protsessid tõesti. Ja siin on just see, et ühelt poolt ühiskond, eks ole, mõjutab ise, see on see mitteformaalne haridus, mida me kõik saame toetada, ja siis see formaalne haridus. Ja paraku need jõustruktuuride inimesed, kes ei taha täita seadust, kelle see on vastu võtmatu, eks ole, et nad peavad järgima uusi seadusi, mis võib-olla nende põhimõtetega vastu läheb. Neid on ilmselt vähe, aga tõenäoliselt nii mõnedki peavad lahkuma selle tõttu siiski. Kui me debatiga edasi läheme, siis üks küsimus kindlasti on ravikanep. Siin võib-olla sa teed otsa lahti ja räägid sellest, kas ravikanep peaks olema igati legaalne, kas ta peaks olema kättesaadavam ka Eestis? Minu personaalne arvamus on kindel jah, selles mõttes, et dokumenteeritud raviomadusi on tal küllalt. Ja põhiline probleem siin ongi, et millest siin enne arutati, et kellest peaks alustama või keda peaks koolitama. Koolitama peaks tegelikult arste. Sest endokannabinoidsüsteem sisuliselt avastati 90. aastate alguses. Ja alles nüüd meil hakkab jõudma neurobioloogia õpikutesse
pisike kastike kuskile nurka, et jah, et on olemas niisugused retseptorid ja mida nad seal teevad, noh, täpselt väga ei tea, aga noh, et vaikselt ühesõnaga hakkab ka seal, hakkavad asjad liikuma ja nende teadusuuringute nii-öelda arv, mis siis viimastel aastatel on siis seoses endokannabinoidsüsteemiga tehtud, et need kasvavad märkimisväärselt ja minu meelest peaks just sealt alustama, et kui me eile seal pidasime seminari arstidele, siis nad olid täiesti vaimustuses, nad küsisid, et aga miks me sellest midagi ei tea, ma olen eluaeg arst olnud ja ma esimest korda kuulen niisugust asja, et meil kehas on niisugused retseptorid, millele meil on kehasisesed molekulid, mis neid retseptoreid aktiveerivad, et me peaks ikkagi alustama sealt ja vaikselt mingi algus on nagu hakkab juba tekkima. Mis valdkonna arstid need olid? Seinast seina. Oli vähiraviarst, oli endokrinoloog, oli sisehaiguste arst, olid 2 neuroloogi. Okay. Sest minu kogemus on tõesti väga õige, et sa välja tõid arstid ka. Et Eestis haridussüsteem ja meditsiiniharidus seal hulgas on ikka väga konservatiivne, üks konservatiivsemaid tegelikult Euroopas. Ja seda ka neid hariduses valitsevaid traditsioone on hästi raske murda, eks ole, et meil jõuab kõik väga suure hilinemisega alles. Kui ma õigesti mäletan, siis Tartu Ülikool oli maailma edetabelis suhteliselt kõrgel kohal võimatu, kui seda mäletan. Üks asi on see, et me mõõdame teaduse tegemist ja siis teine asi on see, et mida me seal reaalselt õpetame. Aga meil on ikka väga tugevad spetsialistid teadlast mõjutavad ainete küsimuses olemas ja sealjuures avatud mõttelaadiga, nagu ma nimetaks Jaanus Harrot kohe, kes on ka sellel teemal avalikult esinenud ja andnud adekvaatset infot, ta on ühe raamatu kirjutanud Uimastite ajastu, kus on, mis ei ole propaganda, mis on nii-öelda tõene info ja mis rõhutab seda, et väärinfo jagamine propaganda eesmärgil kahjustab tegelikult seda, mida me tahame saavutada uimastikuliidil. Aga kuidas ravikanepit Eestis kättesaadavamaks muuta, kui teie nii-öelda praegu poliitiku kandidaatidena, Riigikogu kandidaatidena saaksite Riigikogusse, milliseid eelnõusid või ettevõtmisi algataksite, et ravikanep oleks patsientidele nagu Markus, keda me siin alguses nägime, tunduvalt lihtsamini kätte saada kui praegu? Minu meelest põhihäda on praegu selles, et see, mida seadus teoreetiliselt lubab, arsti ettekirjutusel ravikanepit tarvitada, see põrkub väga paljude teiste sätete vastu, mis näevad ette karistusi kanepi tarvitamise eest ja sealt võib näha ka seoseid sellega, et kes soovitab, kes kirjutab, eks ole, seda välja. Et seda võidakse kuidagi represseerida, ühesõnaga karistusseadustikus ja mujal on niisugused normid, mis teevad väga ettevaatlikuks ja põhjendatult ja need tuleb kõik üle vaadata ja muuta niimoodi, et see ravikanepi tarvitamine tõesti oleks õiguslikult kindel ja ohutu. Meil on muidugi ka väga väike ravimiturg Eestis ja ravimiseaduse põhjal päris raske on tegelikult teatud ravimitel Eesti turule jõuda. Et see on üks osa ka, mida ilmselt tuleb üle vaadata. Et siin ei ole tõesti, ma arvan, et on väga palju selliseid, kus on kasutajate hulk on väike, kus tootja enda huvi ei ole Eesti turule tulla piisavalt suur, et siis tekib see probleem, et kust me siis üldse saame seda ravimit siia Eesti turule. Ja et kas meil tekib mingil hetkel mingi enda ravimi tootmine, millest on räägitud, mis on kohutavalt kallis, eks ole. Nad seda ei tea. No praegu küll paistab, et neid ravikanepi potentsiaalseid tarvitajaid peaks olema üle kriitilise massi. Selle järgi, mida me kuuleme ja loeme. Tarvitajaid küll, aga seni kuni ei ole arste, kes seda välja kirjutaksid, on mõned üksikud, eks ole, siis võib juhtuda, et arst kirjutab välja, aga osta sul seda ikka kuskilt ei ole. Kui lähme edasi ja mõtleme Colorado näite peale, kus möödunud aastal kanep legaliseeriti, millised olid maksutulud ja nõnda edasi, siis Nihilist FM-is ilmus ka paar päeva tagasi üks päris muljetavate artikkel vähemalt nendele inimestele, kellele meeldib numbreid lugeda
Sealt pakuti samuti välja, et Eestis võiks legaliseerimise tagajärjel olla vähemalt 50 kanepikasvatusega tegelevat talu, kes tooksid üsna mitmekümne või siis paarsada miljonit eurot ka maksutulu sisse. Kui seda teemat sooviksite omalt poolt veidi avada või laiendada? Kanep kui rahvustaim, mis võiks tuua siis tõesti riigikassasse tulu? No see on suur visioon. Aga mina oleksin natuke ettevaatlikum ja pooldaksin pigem mitte kommertsialiseerimist, vaid niisugust mudelit, nagu on Hispaanias, kanepiklubid. See tähendab seda, et inimrühmadel, kes on ennast klubina registreerinud, lubatakse kanepit kasvatada ja tarvitada koos, omavahel jagada seda. Täpselt sama mudel on veel ka Belgias. Väga sarnane. Need on vist hiljuti sisse viidud vist, jah. Ja midagi sarnast üritatakse ka Hollandis teha, sest nende seadus on väga segane selle koha pealt, et põhimõtteliselt müük oleks nagu, et selle eest müügi eest on võimalik karistada Hollandis põhimõtteliselt. Kuigi seda tehakse väga harva. Aga see on ebamäärane olukord ja selle tõttu olen lugenud, et ka Hollandis üritatakse sellist asja korraldada, kusjuures see oli vist Utrechti linnavõimude initsiatiivil lausa. Ja tähendab, ma arvan, et tähendab, kus hakkab juba äri ja mida suurem on äri, seda rohkem võimaldab see kuritarvitusi. Need, kes äritsevad, on huvitatud nõudluse tekitamisest ja see teadvust mõjutav aine satub väga lihtsalt nende kätte, kes on kerglase suhtumise, kelle teadmised on väiksed. Inimene, kes on ise kasvatanud ja selles protsessis osalenud, see suhtub hoopis teistmoodi. Kanep on, ma ütleksin, et kanepit võib käsitleda nii-öelda väetaimena, mis ühelt poolt saab aidata tervisehädade puhul, teiselt poolt ta aitab meie teadvust avardada teatud viisil, aitab kogeda selliseid olekuid ja selliseid nii-öelda vaimseid plaane, mida tavaseisundis nii naljalt ei saavuta või ilma selleta. On ka teisi ja veelgi tugevamaid selles mõttes toimivaid taimi. Aga see nagu kommertsialiseerimine mõningal määral töötab selle sügava tunnetuse ja sügava tundmise vastu. Kas tohib üks märkus? Kas te ei leia, et kommertshuve piiravaid klausleid on olematu turu aluste valmis kirjutamisel lihtsam eos sisse viia, õppides tubaka ja alkoholituru reguleerimisel tehtud vigadest, kui rituaalset kasutust hakata reglementeerima riiklikul tasandil? Loomulikult on ikka see algselt, kui me teame, kuhu me tahame liikuda, eks ole, siis on hea, kui meil on kohe algusest peale hakkame reguleerima täpselt ära. Aga küsimus ongi see, et kas me tahame sellist vabaturgu, eks ole. Ma kardan, et päris vabaturgu me ei saa lubada. Mis see tähendaks, kas see tähendaks näiteks mingisugust riiklikku monopoli? Meil ei ole isegi porgandite turg päris vaba. Just. Et tururegulatsiooni mudeleid on seinast seina, palett on väga lai, niipea kui me hakkame turgu reguleerima, on meil valikuid ju tohutult, eks ole. Miks me peaksime välistama kommertsturu reguleerimise üldse? Ei, ma ei arva, et seda üldse välistada tuleks, aga see on nüüd järgmine etapp selles diskussioonis, mis kanepi ümber toimub ja ka teiste väetaimede ümber toimub. Nii et see sõltub väga palju avalikust huvist. Aga
rituaalse tarvitamise koha pealt on riike, kus ma ei tea, kui täpselt, kuidas see kanepiga on, aga Lõuna-Ameerikas on niisugune taimne aine nagu ayahuasca. Ja seal on mõnedes riikides, näiteks Brasiilias on see väga peenelt reguleeritud. Et see on, ta on legaalne, kuid tugevalt reguleeritud. Peruus on, nii-öelda isevooluteed suhteliselt läinud see asi. Kas roheliste ettepanek oleks siis võtta eeskuju Brasiilia ayahuasca regulatsiooni mudelist ja reguleerida samadel alustel Eestis ayahuascat või rakendada seda nagu laiemalt ka kanepile ja muudele ainetele? See on üldiselt hea näide väetaimede rituaalse tarvitamise reguleerimisest ja heast reguleerimisest. Ma usun, et me võime välistada võimaluse, et keegi ayahuascat tahab tarvitada lihtsalt lõbu pärast. Come on. Aga kanepit tarvitatakse lihtsalt lõbu pärast küll, ma usun, meie hulgas on mõni selline. Jah, ma usun ka, ta on liiga võimas asi selleks. Et lihtsalt, kes korra lõbu pärast lihtsalt tarvitab, see suure tõenäosusega teist korda ei taha või kolmandat korda. Oma tarbeks kasvatamisest vaba turuni on tegi väga suur samm. Mõttes, ma ei tea, kas on praegu mõtet rääkida sellest väga kaugest asjast. Ja, ma tahtsin lihtsalt täpsustada, mul jäi natuke segama. Aga võtamegi sellise lühikese perspektiivi. 1. märtsil on Riigikogu valimised. Oletame, et nii Marko teie kui ka teie saate sisse. Riigikogus oletame, et saab sisse veel terve hulk kanepisõbralikke poliitikuid. Mis on teie konkreetsed nii-öelda valimislubadused nüüd praegu sellel teemal, mida te ette võtaksite, et kanepi nii-öelda olukorda Eestis muuta? Alustada tuleb dekriminaliseerimisest ikkagi. Tuleb ja sellest, mis on konkreetselt kogu see... Mille dekriminaliseerimisest? No sellest, et kust jookseb see piir, eks ole, et kust alates... mis kogusest alates, eks ole, kriminaliseeritakse mitu korda, eks ole, praegu see on juba teisel korral muutud põhimõtteliselt kurjategijaks, kui nende tabatakse sind mingisugusegi kogusega, eks ole. Et need asjad tuleks, see on esimene asi, millest tuleks minu arust alustada. Et... Praegust dekriminaliseerimist siis laiendada. Just. Ja ma saan aru, et teie mõlemad pooldaksite kodukasvatuse mingis piiris. Jah, oma tarbeks kasvatamist, seda mina pooldaksin küll. Mina alustaks kanepiklubidest, millest ma juba rääkisin. Selle formaadi legaliseerimisest, õigusliku raamistiku loomisest, võimalusest registreerida selline ühendus ja loomulikult karistusseaduslikust ja mujalt niisugeste sätete välja rookimist, mis oleksid vastuolus või kujutaksid ennast ohtu, tähendab sellisele formaadile. Iseenesest see oma tarbeks kasvatamine on muidugi see, kui me tahame jõuda ju selle pärast, et neid, kes pakuksid ja müüks seda asja, eks ole, kriminaalselt vahendavad, et neid vähendada ühiskonnas. Sest et oma tarbeks kasvataksid ikkagi, ütleme, esiteks see on puhtam kraam, nii öelda, eks ole, et me ei tea kunagi, mida see diiler kuskil koolis kellelegi müüb, on ju. Ja teiseks see vähendab ka tegelikult ilmselt tarbimist alaealiste hulgas, mida tegelikult tavaliselt seatakse eesmärgiks ju. Ma ei ütle, et me peaksime aegade lõpuni selle jõudes pidama jääma, vaid alustagem kanepiklubidest ja oma tarbeks kasvatamisest ja liikume, vaatame, mis on mõjud, liigume sealt edasi. Kas teil on olemas mõne juristi eksperthinnang selle kohta, kui mõeldav on Hispaania mudeli sisseviimine Eestis? Ma saan aru, et siin on mõned juriidilised takistused, aga ma ise ei ole pädev nagu neid kommenteerima. Kõik juriidilised takistused on Riigikogu poolt kõrvaldatud. Ma küsiks ka siin vahepeal, et kui te saate sisse ja ma usun teisse mõlemasse ja teie organisatsioonidesse, et siis kui peaks juhtuma, et siin see aktivistid nüüd otsustavad korraldada 20. aprillil väiksed sõbralikud savusõprade kokkutulekud, ja üks neist toimub näiteks Tallinnas Toompeal,
kas siis teie olete need, kes annavad sisse konkreetse eelnõu, mis näitab konkreetset sammu selles suunas? Jah, meie programmis see on ja seda me oleme lubanud ja meil tuleb see lubadus täita. Lihtsalt kommenteerin, et tegelikult on ka Eestis võimalik rahvaeelnõud sisse anda, et muuseas, kui keegi meist peaks alt hüppama, siis julgustan tehke ise. Kuidas on teie isiklik suhe ja kogemus kanepiga? Olen rännanud palju Euroopas ja mõnes riigis on see legaalne. Aitäh. Olen teinud, jah. Ja tähendab, ma arvan, aastal 2013 esimest kord. Üks suur probleem, mis meil praegu on sünteetilised kannabinoidid, millest on viimastel aastatel ikka väga palju räägitud ja mille pealetung on massiivne. Kas need niimoodi probleemid kaovad nagu iseenesest ära, kui kanepiturgu reguleerida? Kas nad on selle põhjustatud, et kanep on keelatud või tuleks ka sünteetiliste kannabinoidide suhtes mingisugust uut poliitikat rakendada? Aitäh! Ma arvan, et osaliselt on see kindlasti sellest põhjustatud, millist narkopoliitikat me praegu rakendame. Aga teisalt on see muidugi ka inimeste teadlikkuse küsimus, eks ole, et kui me oma tarbeks kasutamise dekriminaliseerime ja oma tarbeks kasutamise ka, et siis mida inimesed eelistavad ja mida nad teavad eelistada, et selles mõttes, et see on taaskord ikka teavituse küsimus, ma arvan. Jah, see ei ole mitte ainult kannabinoidide teema, vaid paljude teadust mõjutavate ainete teema, et kui üks aine ära keelatakse, mis võib isegi olla suhteliselt ohutu ja hästi tuntud mõjuga, siis hakatakse otsima ja sünteesima uusi, mis ei ole veel ära keelatud. Ilmuvad mustale turule sellised asjad. Ja nende kõrvalmõjud on sageli tundmatud. Nii et sellega tehaksegi tegelikult karuteene rahva tervisele sellise ärakeelamisega. Ma kaldun ka arvama, et sarnase mõjuga ainete levik väheneb väga oluliselt, kui lubada. Põhimõtteliselt, mis nende sünteetiliste kannabinoide näol tegemist on, et nad on laboritööriistad. Nad on loodud eesmärgiga, nagu Mart ütles, loodud eesmärgiga uurida enda kannabinoidsüsteemi. Ja kui me räägime siin kemikaalidest, mis on juba keelatud või näiteks JVH-19, nad on kannabinoidide analoogid ja nende eesmärk ongi äärmiselt suure afiinsusega seonduda kannabinoidretseptoritele ja milles see probleem neil seisneb, et nad ongi aretatud või disainitud selle eesmärgiga, et nad väga spetsiifiliselt ja tugevalt seoksid just neid kannabinoidretseptoreid. Ja meil praktiliselt puuduvad igasugused teadmised, mis saab nendega edasi, kuidas neid lagundatakse, kui kiiresti nad lagunevad või mis nende laguproduktid on, mis nende laguproduktide mõjud on. Et see on, nad on laboritööriistad, nende eesmärk ei ole teadvust mõjutada. See, et nad laborist välja tulevad, et see on nagu õnnetus ja see on väärkasutamine. Minu soovitus on, et hoidke eaga eemale igasugustest purudest, mis on spice-segud või kuidas iganes neid parasjagu kutsutakse, et sa ei tea, millega seal tegu on ja mis on see põhiline erinevus, et kui me räägime siin kanepiürdist ja THC-st, siis THC on kannabinoidretseptorite osaline agonist. Enamus need sünteetilised, need on täisagonistid, nende mõjud on mõnevõrra teistsugused, tugevamad ja pahatihti ettearvamatud. Et igal juhul tasub väga ettevaatlikult neisse suhtuda, et olgugi, et kannabinoidide manustamisel tugevad kõrvalnähud on harvad ja mitte võib-olla väga tugevad, siis nende puhul on tegemist tumeda maaga. Ja paraku ilmselt nad on ikkagi turule jõudnud tänu keelustamine, sest mina ei ole kohanud ühtegi inimest, kes eelistaks sünteetilisi kannabinoide fütokannabinoididele.
et tegelikult meil Eestis on ka ju, me teame, et 5000 aastat on dokumenteeritud, on 2636 enne Kristust esimest korda Hiina valitseja antud välja meditsiiniraamatus oli siis kanep ravimtaimena sees. Me teame, et tegelikult igal pool kultuurides on kanep ravimtaimena sees olnud, kuni siis 37. aastal Ameerikas ta, nii nagu mina olen aru saanud, siis põhiliselt keelati ära tänu farmaatsia korporatsioonide lobile, kuna nad ei saanud patenteerida seda taime, ehk nad ei saanud kontrollida seda kasumit. Ja Eesti tegelikult, meil on olemas selline koht nagu Kanepi, eks ole, et me teame, et Pärnu oli tegelikult lina ja kanepi Läänemere nagu selline pealinn kaubanduse, et kas nagu seda kuidagi seda teist teed minnes, et kui me nüüd vaatame jällegi neid taimi, mis on pandud see paragrahv 188, ja minu jaoks oleks nagu hästi nagu lihtne tee lihtsalt öelda, et see paragrahv 188, mis keelab siis kokapõõsa, mida tegelikult nagu nii ei saa Eestis kasvatada või minu meelest peaks andma medali, mingi botaanilise medali kellegile, kes saaks seda ja moon on tegelikult kasvanud nagu nii kogu aeg, et see on lihtsalt tunnistada see, et see on lihtsalt ebaõnnestunud paragrahv, see kasvatamine ja ei peakski suurt kära sellest tegema ja eriti tuginedes siis sellele, et kanep on meie kultuuris või Marko, sa rääkisid sellest traditsioonist, tegelikult kanep taimena on meie kultuuris ka väga teada-tuntud kõik need muud kasutused, mis tal on, köiekanep, riidekanep, eks ole, muud nii-öelda plastikut, ökoplastikut tehakse sellest, samamoodi tehakse siis ehitusmaterjalina ja nii edasi. Et kas ei ole nagu erinevaid neid teid, muid nagu veenda suurt teist muud poliitilist sellist üldsust, et see on tegelikult osa meist olnud ja me lihtsalt vahepeal oleme korraks kõrvale kaldunud ja see paragrahv 188 on ebaõnnestunud ja me lihtsalt keelame selle ära ilma lärmita, mis annaks nagu inimestele rohkem õiguse või nagu julgust seda, et nad kasvataksid iseenesest see turg reguleeruks. Minu teada selle 3 taime, see asi on küllaltki tõsine, selle 3 taime keelu taga on minu teada ÜRO narkootiliste ja psühhotroopsete ainete konventsioon. Ja tegelikult sellise praktiliselt lauslubamise pärast tuli Uruguayl probleem ÜRO-ga, aga nad lihtsalt vilistasid selle peale. Ühesõnaga küllaltki kurjad märkused tulid sealt. Eesti, valitsus ütleb, on väga arg siiani olnud igasuguste asjadega, mis puudutavad ÜRO-d ja Euroopa Liitu ja nii edasi. No ei tohiks nii arg olla, aga ma arvan just seda, et need asju tuleb ajada tasa ja targu ja mitte minna päris hooga selle kallale. Ma kardan, et Eesti ei kanna seda välja, seal tuleb järk-järgult hakata lubama. Ja loota selle peale, et ka ÜRO tuleb nii-öelda mõistus pähe. Ma loodame selle protsessi peale, mis tõenäoliselt järgmisel aastal algab. See initsiatiiv on tulnud Lõuna-Ameerikast. Nii et vähemalt ma usun, et kokapõõsast see puudutab ja siis ka teisi asju. Ma olen ka, et niisama lihtsalt ei saa, et lihtsalt see paragrahv sealt ära kustutada. Et kui me tahame liikuda selle poole, et oma tarbeks kasvatada, siis seal on ka ikkagi teatud piirang, eks ole, et kui palju kasvatada ja kui palju on lubatud. Et kui see on see, mõistlik, esialgu mõistlik suund, mida võtta. Aga nagu me näeme Hispaania kogemust, eks ole, ka Hollandi kogemust, mis on võib-olla natuke segasem tunduvalt ja meie õigusruumis raskemini rakendatav, siis on võimalik liikuda niimoodi järk-järgult ja mitte liialt rahvusvahelise organisatsiooni üles ärritades. Et ühiskond tuleb ka siis järk-järgult selle liikumisega kaasa, eks ole. Väga suured muutused ühiskonnas tekitavad ka palju vastutöötamist ja vastandamist. Aga ühiskond on igal pool alustanud selle liikumise,
ühiskond on eest vedanud seda liikumist igal pool. Ei, loomulikult poliitilised jõud ei ole mitte kuskil lükanud. Ei, loomulikult ma ei räägigi, et poliitilised jõud, vaid ma räägin seda, et on erinevad huvigrupid, eks ole, üks huvigrupp tahab jõuda ühes suunas ja siis meil on, me näeme, kuidas koos selle seadusega see oli, et tuleb ka kanepi vastaste satk nii-öelda varsti võib-olla, kui väga nagu jõuliselt peale lennata, et siin on just see küsimus, et kuidas me teeme seda niimoodi mõistlikult, järg-järgult, meil on mingisugune, üleminekuperiood ja nii edasi. Tuleb vastastele koga proovida anda, jah. Probleem lahendatud. Jah. Aga kuidas peaksid praegused patsiendid, kes ei saa ravi? Ei, no ravikanepi osas, ma arvan, on ikkagi teistmoodi, et see peaks kättesaadavaks saama. Et siin on ikkagi meditsiiniuuringud all taustal olemas ja et eristame ikkagi seda naudingu pärast tarbimist ja siis seda, mis on meditsiiniliselt näidustatud. Ma võin siit ühe lõbusa võitu kõrvale põike teha ravikanepiga. Et selles Skandinaavia maades, Rootsis ja Norras on see väga... Kanep on teatavasti nagu veel rangemalt keelatud ja põllu all kui meil siin. Seal ei ole ravikanepi võimalust koha peal ka. Aga Euroopa Liidus eksisteerib niisugune asi, mis lubab ühes Euroopa Liidu riigis välja kirjutatud ja ostetud ravimeid ka teise riiki üle viia, kui selleks on Ravimiameti luba. Ja on selliseid, kes on Hollandis selle ravikanepi ettekirjutuse saanud, hankinud selle ja saanud ka Hollandi Ravimiametilt selle kirja. Ja Rootsi või Norra politsei ei ole mitte midagi selle vastu teha, ta peab laskma. See ometi ei soovita Eesti patsientidel minna Hollandi arstide poole ravile pöörduda? Jah, see on üks võimalus tee lahti teha. Lihtsam on tuua üks Hollandi arst Eestis. Meil on lähiriik Soome, kuidas siis Soomes saab? Soomes, Rootsis ongi ju nõnd olemas. Soomes on mitusada kanepi patsienti. Soomes jah. Ja Sativex on Rootsis legaalne. Mikrofoni kontroll 1, 2, 3. Tere, ma võtaks sõna. Tegelikult minu nimi on Kaur. Mul on väga tore siin olla, väga palju tarkas inimesi on koos. Ma tahaks olla stoner, aga ma ei saa, sest ma ei taha vangi minna. Mul ei meeldi siin riigis praegu elada, seepärast see kanepi poliitika on debiilne. Nagu me oleme kõik siin arutanud seda tükk aega. Et mulle ei meeldi, et me räägime sellest kui mingist narkost, et see on täiesti mõttetu asi, et kanadalased teevad autosi kanepist, kujutate ette. Auto, mis on tehtud kanepist ja sõidab kanepi nagu jõud. Kujutad ette. Ja me räägime siin mingist narkost, see on nagu debiilne, me võiks kasutada seda nagu igal pool. Tööstuskanepi kasvatamine ja töötlemine ja käitlemine on Eestis legaalne. No jaa, aga me võiks nagu seda rohkem propageerida, rohkem nagu sellega tegeleda ja isegi nagu seda ei takista kütusi teha ja mingeid asju, et nagu me võiks rohkem kasutada seda. Praegu me lihtsalt räägime, et tüüp tõmbas pilve ennast ja istus kodus, vaatas teleket ja ei maksa makse, mis küll loll jutt see on, et nagu tuleks sellest mullist välja, et mul üldse meeldi esineda väga, et ainult sõprad ees, aga praegu mõtlesin. See on selge, sellest samast sildistamisest ja stigmatiseerimisest me ju rääkisimegi ja sellest, et mida me peame narkopoliitika valdkonnaks ja mida me ei pea, eks ole. Et seni, kuni meil on seesugune narkopoliitika, siis on õige ka see minu arust välja öelda selles mõttes. No siis me teame, millega me rahul ei ole. Mul oleks niisugune küsimus, et kas poliitringkondades oleks see teema aktiivsem kui 18–30 aastaste seas oleks valimisaktiivsus ka suurem? Oleks küll. Üks uuring, mida mina olen näinud põgusalt, käsitles eri vanusegruppide just nagu poolehoidu kanepi legaliseerimiseni ja sealt tuli selgelt välja, et kuni 24-aastaste hulgas üle poole pooldab seda ja siis see vaikselt väheneb ja kuskil seal 36-40 juures on see piir, kust vastased saavad siis nagu ülekaalu. Et see, mis ma enne korraga põgusalt mainisin, eks ole. Et jah, kui te tahate, et sellest teemast räägitakse, siis minge valige kedagi, kes mõtleb teiega samamoodi, et kas nüüd
igas asjas samamoodi, aga no kui see on üks oluline teema, siis kindlasti kandidaat, kes sellest teie eelistatud erakonnas on valmis sellel teemal rääkima. Ja teiselt poolt see teema võib just noori aktiviseerida nüüd. See on ühesõnaga pimedusest välja tulnud, et me näeme siin selliseid koosolekuid ja noh, kui Tallinnas tuleb veel suurem, loodame, siis ilmselt ka meediakajastus suureneb järjest. No, ja siin on ju see küll ka, et ma arvan, et Eesti poliitikas on hästi kaua räägitud kuidagi nagu üle inimeste pead, poliitika ei tule inimestele lähedale, ta ei räägi sellest, mis tegelikult inimestel korda läheb, et noh, aga ega see ei ole ainult poliitikute süü, et noh, vaat siin ongi see, et seda olete teie nüüd teinud, te räägite ühel teemal, mis on teile oluline, eks ole, see aktiveerib ilmselt ka neid inimesi selles valdkonnas, on ju, aktiveerib valijaid ka võib-olla tõesti, et selles mõttes see ongi väga tänuväärne töö. Ja ega siis poliitikud ei ole nii rumalad, et kui nad nagu näevad, et ühiskonnas mingisugused protsessid kõneks tulevad, et nad siis sellest kohe kinni ei haara või ei hakka siis ka nii-öelda kaasa rääkima. See ei ole meil soodud. UK-s on mõõdetud päris hästi seda, kuidas kanepi kasutus on kasvanud, suurenenud. Üha suurem protsent elanikkonnast tarvitab seda alates 60-ndatest. Skisofreenia valdavus on püsinud samal tasemel või veidi langenud. Nii et ilmselgelt otsest seost siin on väga raske näidata. Kindlasti on juhtumid, kus inimesed on tarvitanud kannabinoide ja seejärel on ilmnenud psühhootilised sümptomid. Sellised juhtumid kindlasti on olemas, aga ma ütleks, et see on äärmuslikult üle võimendatud see hirm ühiskonnas hullumeelsuse tekkimise ees kanepi tarvitamise tulemusel. Võib isegi mitte naljatamisi, vaid päris tõsiselt väita, et kontrollitud turutingimustes on loogiline, et kohe see kanepipsühhoosi ilmnemine kui märk võimalikust skisofreenia ohust muutub diagnostiliseks töövahendiks. Tegelikult ta mingis mõttes seda juba praegu on. Mida varem skisofreenia risk ära tabatakse ja seda ennetama ja ravima hakatakse, seda paremad on tulemused. Ja ütleme, kui me räägime nüüd vanusest, siis ega ta pärast 20-ndaid juba enam eriti välja ei löö. 20-ndad eluaastaid. Kui ta välja lööb, siis pigem nooruses. Ja mida varem me teame seda ohtu, seda parem on seda ennetada. Nii et mingis mõttes võib väita, et kanep isegi aitab skisofreeniat diagnoosida. Skisofreenia ongi nagu teatud piirini lihtsalt mingisugune diagnoos. Umbes nagu vähk, selles mõttes, et me praeguseks on teada, et vähemalt 8 eri geeni moduleerivad skisofreenia ilmnemist ja skisofreenia eri vormid on geneetiliselt erinevad, põhimõtteliselt eri haigused. See on katustermin samamoodi nagu vähk. Meie arvates sellised esmased, tähtsamad, kriitilisemad sammud, mida meie peaksime võtma, et me saaksime jõuliselt oma teemaga edasi minna. Nii ühiskonna tasandil, kuigi siis Riigikogu ja poliitikute tasandil. No ühelt poolt jah, koguge kokku neid poliitikuid, kes siis on tõesti saanud Riigikogusse, võib-olla ka neid, kes on erakonnas, ütleme, tegevad, aga ei ole otse Riigikogus, see on selgelt aru saada, eks ole, kes aktiivsemad on, ja nagu kaasa mõtlema, et ühiselt saab paremini, et ma arvan, et see on üks tõesti see teema, mis võiks olla erakondade üleselt lahendatav. Ja siis teine pool, mida ühiskonnas ikkagi on väga vaja nagu käsitleda, ei ole ainult see kanepi, eks ole, ütleme, tarvitajate või ka ravikanepi tarvitajate probleemid, vaid narkopoliitika probleemid tervikuna näha, valgustada neid vajakajäämisi, mis siin on, eks ole. Selleks, et inimesed mõistaksid, et meil on vaja teistsuguseid lahendusi. See, kui ka poliitikud mõistavad, et meil on vaja teistsuguseid lahendusi, see muudab nad avatumaks juba nende lahenduste suhtes. Aga enne, kui seda ei tule, seda avatust, kui nad on veendunud, et lauskeelamine ongi see, mis meid nii-öelda õigel teel hoiab, seni on väga raske nendega rääkida üldse kanepi teemal, on ju.
üldiselt MTÜ üks väga oluline võimalus on avaliku diskussiooni tekitamine ja üleval hoidmine ja nii-öelda rohkemate inimeste kaasamine diskussiooni ja see muidugi poliitikute kõnetamine ja poliitikute arvamuste nii-öelda küsimine, see kindlasti äratab meedia tähelepanu, kui poliitik midagi vastab sellel teemal. Et nii-öelda töörahvaga on, ma arvan, et väga oluline MTÜ-le. Üks asi, mis kindlasti töötab ju tähelepanu tõmbab, on kui tekivad sellised kindlad kõneisikud, ka poliitikute seas siis. Need, kes selle teemaga pidevalt on valmis tegelema, läbi erinevate siis koosseisude või kus iganes on. Ja mina küll olen, jah.